Nii, tere siis taas kord ka minu poolt teile kõikidele, minu fännidele, uutele tulijatele. Ja täna ma teen siukse, natukene võib-olla siuksene teistsuguse video. Ja selle pealkirjaks ma panen ainult vallalistele, mis ootab ainult vallalisi. Tegu on kollektiivse lugemisega taas, kui see ei resoneeru teiega, palun pange kinni, minge edasi. Neid videosi igasugustel teemadel on YouTube umbes paksult täis. Valik on teie, te ei pea vaatama. Ja kui te soovite isiklikku ladumist, siis kirjutage mulle meilile. Minu meiliaadress on siin all, auli.maagiline@gmail.com, aga see on ka siin all kirjas. Ja kuna siis praegu oktoober hakkab juba lõpule jõudma, ma teen ka kindlasti novembrikuu ladumise, aga sinna on natukene veel aega. Ja vaatame siis, mida toob tulevik vallalistele. Ja tellige mu lehte, see ei maksa teile mitte midagi, siis te näete lihtsalt, millal ma olen järgmise video postitanud. Ja te ei pea siis scrollima siin. Ja nii see on. Ja liike üles aga minu samanimeline Facebooki lehte. Seal ei ole ühtegi videot, seal ma panen päevakaarte, see on hoopis teistsugune leht. Nii, ja hakkame siis pihta. Vallalised poisid, pöörake ringi, kui te vallalised poisid mind vaatate, eks ole. Ja siis vaatate kindlasti, ma tean, üks kindlasti vaatab. Aga muidugi ma ei tea, kas sa oled enam vallaline, sest sul olid väga keerukad suhted, nii et aga okei, ma tervitan sind, sa tead, kes sa oled. Ja nii, vaatame siis ühesõnaga, mida toob siis tulevik või kuidas läheb edasi vallalistel, kellel ei ole suhet. Vallaline tähendab ikkagi, et sul ei ole kindlat suhet. Nii, ja vaatame siis. Ma teen siin niukse lühikese huumoriga. Prints valgel hobusel, mitte valgel hobusel, vaid prints mootorrattaga. Pigem ma tegelikult tõlgendan seda kaarti, mina tõlgendan seda nii. See on minu vaateväli, see on minu tõlgendus kaartidest. Ja ei ole teiste asi seda kritiseerida, eks ole. Mina näen neid asju niimoodi. Ja siin on nüüd nagu niimoodi, et on keegi inimene tegelikult, kes teid salaja jälgib kuskil. Sotsiaalmeedias, Instagramis, Facebookis, TikTokis, mis konto see iganes on. Ja ta tegelikult praegu on seljaga. See võib olla, tegu on kollektiivse ladumisega, see ei ole personaalne ladumine. Kui te soovitaks ole personaalset ladumist, siis kirjutage mulle meilile. Ja kellelgi kindlasti on minu vaatajatest selline situatsioon, et kuskil on nagu mingi jälgija olemas. Kas on ta töökaaslane, kolleeg, teie naaber, ei oska seda öelda, kes konkreetselt, aga keegi, kes praegu tegelikult ikkagi on praegu veel seljaga. Siis, päike on ja mina ei ütleks, te olete täiesti muretu ja selline, üldse te ei tunne ennast halvasti. Absoluutselt ma ei näe seda, et kuna te olete üksinda, siis teatud inimesed siin ei tunne üldse mingisugust masendust selle pärast või sellist kurbust. Teie elus on päike, te olete selline muretu. Ma ütleksin niimoodi, et olete siin ühe jalaga, eks ole, selle saatuse ratta peal viiluv fortuun ja samas võtate ka riske. Selle kalju siin, see ongi tegelikult narri kaart, number 0, täiesti muretu, täiesti, mu tüdrukud, te ei kurda küll praegu mitte millegi üle. Ma ei näe, et keegi jälgib teid.
Ja see, et te praegu nagu olete vallalised, olete veel vallalised, olete üksikuna, see ongi täpselt teil nagu ikkagi saatusesse kirjutatud, et ega tegelikult me ju abiellume ikkagi teatud vanustes, eks ole, ja kui meil on see abiellumine ette nähtud, siis me ka abiellume, eks ole. Või on see pikk kooselu, mida iganes. Aga minu tüdrukute tunnete ennast siin väga hästi. Nii et väga enesekindel, väga otsusekindel, väga tead, kuhu sa tahad minna, kuhu sa vaatad. Saatus pakub sulle tegelikult ka uusi algusi ja sa tead tegelikult, sa oled väga iseseisev, saad hakkama ja tõesti siis sulle antakse, sa ehitad praegu üles oma sellist iseseisvat elu ja sellist, sa oledki juba tegelikult ehitanud siin, sellepärast, et see on niisugune natukene aeglane, aga väga kindel kasv. Väga kindel kasv ja see ongi ühesõnaga niimoodi, need kaardid on hästi head ja sinus on niisugust tulisust ja niisugust lõumavat, need kired lõumavad kire elu vastu. Tõesti sinus on seda ja sa ehitad üles seda ja see on ja sulle meeldibki just täpselt see, et sa ehitad seda elu just üles sellisena, nagu sa ise tahad, mis siis, et see on aeglane, aga sa tunned sellest tegelikult rõõmu ja kuna need on siis mõlemad sellised ja samas sul on, need on ühemasti kaardid ja samas sinus on natukene sellist, võib-olla sellist nagu natukene teravust ja sinus on tegelikult sa võib-olla ei pruugi seda mõõka kunagi, väga sarnane tegelikult, mina samastan seda ka mõõkade kuningannaga, kes on tegelikult niisugune natukene külm ja selline, ühesõnaga, nagu ta teab väga hästi, mida ta elust tahab, aga selline jah, aga uued algused päris kindlasti ühesõnaga, mis siis, et mõõgad, aga väga hästi sa tead, mida sa tahad ja sa oled väga õiges kohas ja sa praegu tegelikult täiesti ausalt ütles naudid seda vallalisust ja võib-olla seda üksi olemist ja väga-väga paljudel on see praegu hetkel niimoodi. Ja ongi, ja tuli ju eremit, eks ole, mis tähendab, et sa tegelikult, see täht ja kõik on seal, sa istud seal Kalju serval, mitte jälle väga sarnased kaardid ja muuseas suure arkaani kaardid mõlemad, eks ole, ja siis, et üks istub Kalju äärel ja teine seisab Kalju äärel, eks ole. See oled sina. See on aga ja üksindus ja ilmselt paljudel ongi praegu selline nagu nii-öelda puhkeperiood, et osad on siin kindlasti alles lõpetanud oma suhted või aasta-kaks tagasi ja tegelikult elu on läinud väga-väga paika ja sellepärast, et kui me läheksime nagu ühest suhtest kohe teise suhtesse, siis loomulikult, et sellest ei tuleks võib-olla mitte midagi, eks ole, ja kui tuleb, siis tuleb võib-olla üle mägede kivide ja kändude, aga naised, poisid, pöörake ringi, me väärime ju parimat. Me ei vääri ju tegelikult ja me ei tahagi neid mingeid vahepealseid, mingeid suhteid või selliseid, mitte vahepealseid suhteid, aga selliseid pinnapealset ja ikka kõik väga konkreetne ja ikka väga ilusaid suhteid tahame ju, eks ole. Nii et see lihtsalt on nii. Kuidas siis läheb meie vallalistel edasi? Tulevad mingid sõnumid. Ja kindlasti ja nooremapoolset energiat ja väga hästi läheb tähistamine ja see on väga tänu sellele üksindusele ja sellele vallalisele olemisele oled sa naine leidnud tegelikult iseennast. See keisrinna ei tähista mitte kunagi mitte ühtegi meest ega mitte ühtegi meesenergiat, vaid see on läbi ja lõhki naine. Sa oled super naine. Sa oled väga äge naine ja sa oledki leidnud ennast ja sa oledki läbi selle üksinduse leidnud kõige tähtsam asja iseenda. Siin selles olekus, nagu see praegu on siis.
ja samas see ei tähenda seda, et su elus ei oleks nüüd absoluutselt mitte midagi, et sa istud kodus. Ei, sul on sõbrad, siin on tähistamine, siin on kodukaart, sul on väga tugev perekond selja taga. Kas selleks on siis lapsed, sinu vanemad ja sa tunned ka nendest rõõmu ühesõnaga. Oi kui head kaardid, oi kui head kaardid. Ma ei väsi seda kordamast, minu kolleeg, väga intuitiivne. Paned võib-olla ise kaarte, tegeled vaimsete asjadega. See sulle meeldib. Sa oled sellega tegelikult juba väga ammu tegelenud ja see on sind väga palju aidanud. Ja eriti just sellele, et sa oled saanud keisrinnaks, oled sa saanud ka ülempreestrinnaks. Need on superkaardid ühesõnaga, see on tõesti, sa oled väga heas kohas, kuule mu tüdrukud, kellega see nüüd resoneerub. Ja väga äge on kõik. Nii, vaatame siis edasi. No ikka natukene neid saladusi ja neid ikka on ja võitlused tulevad siin nüüd ka. Aga nii, oota, ma võtan veel ühed kaardid ja siis vaatame, mis siin on. Tuli jälle eremiit. Ja nii nagu ma siin eelnevalt ütlesin, see on, sa oled jätnud mingi väga suure valu ja väga suure sellise, sa vaatad tegelikult praegu, vaatamata sellele, et sul on tegelikult väga äge elu praegu, sa oled ise väga äge naine, sa oled nagu sellest minevikust ja ilmselt ka mingitest lahkuminekutest väga palju õppinud. Sa ikkagi vahel nagu kipud vaatama sinna nagu sellesse mitte eriti ilusasse või võib-olla natukene valusasse minevikku, kus sul oli nii palju magamata öid ja kus sul oli nagu saladusi. Ja kuu on alati ja kus sa tundsid ennast võib-olla natukene sellise ohvri rollina. Ja see on aga see üksindus, kus sa praegu oled, see ongi niimoodi, see ongi sulle väga suureks õppetunniks, kus sa tegelikult õpid praegu, sinu kõige suurem ülesanne ongi saada vabaneda sellest mineviku valust. Teate, sõbrakesed, me ei pea mitte midagi unustama. Meil ei olegi võimalik, et unustame ära selle mineviku, eks ole. Me ei pea seda tegema. Aga lihtsalt me ei pea sellesse kinni jääma. Kui me oleme iga päev nagu seal ühesõnaga ja mõtleme nagu sellele valusale minevikule ja nendele saladustele ja küsime enda käest pidevalt, miks võib-olla me analüüsime seda. Ärme tee seda jumala pärast, sellepärast, et see ei vii mitte kuskile. Analüüs ei ole mitte kunagi lahendus. Kui on tunded, kui on valus, siis tuleb need tunded, need emotsioonid tunda lihtsalt lõpuni ja saata need ära. Ma panin enda Facebooki sinna lehele emotsioonide vabastamise nagu ühe kirjutise. Ja seal lõpus on praktiline ülesanne, nagu mina teen emotsioonidest vabastamist iseendast. Ma ei hakka seda praegu siin rääkima, sellepärast, et kes on huvitatud, palun võtke või lööge siia YouTube'i sisse emotsioonide vabastamine ja te saate siia sadu täiesti tasuta, täiesti pikki videosi selle kohta, kuidas seda teha. Ja siin ongi niimoodi, et praegu teil ongi nagu teil on puhkeperiood. Teil on praegu puhkeperiood ja siin tuli 2 eremiiti, eks ole, ühesõnaga, et te tegelikult ikkagi tuleksite sellest nagu sellest minevikust välja. Ja lihtsalt, aga te olete juba, kuna siia tuli ülempreestrinna ja keisrinna ka, siis väga suur töö on juba ära tehtud, aga aeg-ajalt te tegelikult ikkagi nagu kipute langema sinna nendesse vanadesse emotsioonidesse, aga tervendage siis iseennast, eks ole, läbi nende tunnete tundmise ja nende vabastamisele, et muidu nad tulevad meie juurde tagasi. Ja sellepärast te leiategi ennast nendel saatuste ratastel, kus te olete nagu seal peal, aga nagu kuidagi kõik nagu üks ja sama kordub, eks ole, niimoodi, et me sageli leiame ennast sellistes olukordades.
Vaatame, mida siis meie vallalistele tüdrukutele, meie vallalistele poistele näitavad siis peaingli tarokaardid. Et ma mõtlen, et võtke seda lihtsalt kui meelelahutust ja sellist mõnusat ajaviidet, kui te seda vaatate, nii et mitte midagi halba ei ole. Ühesõnaga, sinu jaoks on olemas parem tegutsemissuund. Üksinda töötamine ei pruugi olla parim lahendus. Vaata üle kõik üksikasjad. Siin on nüüd niimoodi, et kuna sul on praegu see üksinda olemise periood nagu praegu vajalik, sa ei pea olema päris üksi, eks ole. Sul on sõbrad, eks ole. Ja see tuli praegu nagu töökohta, et sulle sobib paremini kollektiivis töötamine. Kui sa töötad seal kollektiivis, see on super, väga hea. Tee tiimiga koostööd, mis sul seal ümber on. Kui sa oled nagu üksiküritaja, siis kompenseeri nagu sellega nagu seda üksinda töötamist nagu sellega, et kui sa kaasad sinna siis võib-olla mingid kursused, mis puudutavad su eriala, mingid väljas käimised seoses sinu nagu tööga. Võib-olla liitu gruppidega, näiteks kui sa oled võib-olla nii nagu mina raamatupidaja, eks ole, siis raamatupidajate gruppe, väga ägedaid gruppe on Facebookis, kus siis ka jagatakse midagi muud seal kosmeetika kohta, toiduretsepte, eks ole, ühesõnaga mitte ainult töö. Et võib-olla vaataksid nagu natukene ringi, aga kui sa töötad kollektiivis, siis võta sellest veel parimaid asju, eks ole, ühesõnaga. Et see on nagu natukene teravust, aga see ei tähenda, kriis on nagu hakkab sealt juba mööda minema ja oi, issand, kui meile tuli praegu karikate kuningas siia, kes toob arvastuse. Jah, võid julgelt usaldada, oskus saavutada palju asju ühe korraga, järgi oma loomingulist kirge. Tegelikult kõige paremad otsused ja kõige paremad sellised väljavaated ja sellised võimalused antaksegi meile tegelikult läbi selle üksinduse. Ja võtame siis veel ühe kaardi ja siis on päike taas, päike tuleb välja, elu on imeline, positiivne mõtlemine viib edasi, inspireeriv edu. Teate, ma paneks üldse rohkem edasi, sellepärast, et armastuse kuningas ja päike tuleb välja. No siin ei ole ju üldse mitte midagi paremat veel tahta. Nii et vallalised tüdrukud, poisid, oodake, saabub, tuleb. Nii et vaatame siit veel siis paar kaarti, mis siis nagu on sõnaga. Kõik see tasub kuhjaga ära, saate selle, mis on õiglusest ja mis on ühesõnaga teile nagu ikkagi saatusest määratud. Ja see on kõik aeglaselt üles ehitatav ja see, mida te praegu aeglaselt üles ehitate, mu tüdrukud, mu poisid, mu vallalised, see on super. Tegelikult on sinu elu praegu väga korras ja lihtsalt puhake, oodake seda päikest ja seda rahvali kuningat ehk karikate kuningat, ta tuleb. Praegu keegi siin natukene võib-olla teid jälgib, aga see ei ole inimene, kellega sa hakkad oma saatust jagama. Nii ilus kõik ühesõnaga ja täpselt samamoodi ja maailmakaart, kõik ühesõnaga, maailm on su ees valla, natukene on veel vaja puhata, natukene on vaja veel olla selles eremiidi seisuses, eks ole, ühesõnaga ja sa tegelikult oled nii palju juba saanud ühesõnaga, ma tahtsin tegelikult siin seda keisrinna, ülempreestrinna, maailm, saatuse ratas ühesõnaga ja see on ühesõnaga kõik nii ilusad kaardid, tõesti. Ole tubli, kui see video sulle meeldis, laigi, telli mu lehte, kirjuta kommentaare ja lehe tellimine ei maksa mitte midagi, see on täiesti tasuta ühesõnaga. Kui soovid isiklikku kaardiladumist, kirjuta mulle meilile. See oli siin kollektiivne ja see ei kehti ja ei resoneeru ka kindlasti kaugeltki mitte kõikidega, sellepärast et ma ei tea, kelle energia
kellede, sest vaatajaid on väga-väga palju ja kelle energia ma parajasti siit kinni püüdsin või mitmete inimeste energia. Selles ongi nii ja puhka, praegu oled üksinda, tuleb, kõik tuleb, päike tuleb, armastuse kuningas tuleb. Saatuse ratas, maailm on ees su lahti, sa oled supernaine, sa oled keisrinna, ülempreest rinna, midagi paremat ei saa olla. Tšau, ole tubli, ole nauli ja vaadake ikka mu videosid. Ja ma tänan teid, et te neid vaatate.